Siis ajamärk ja tänapäeval vastuvõetav sümbol on. Mõnel väikemehel võttis silma ümmarguseks küll, kui Lasnamäe paneelmajade vahelises bussipeatuses bussi oodates bussi asemel lumesajust hoopis punane jõulukaravan välja sõitis. Ema selgitas vaimustusest käsi plaksutavale lapsele, et näe poja, Teeduska Moroos sõidab kingituste karavaniga. Eks püüa nüüd jõulukaravani näinud lapsele selgeks teha, et kusagil Lapimaal elab punase mantliga jõuluvana, kes mingi ürgse põdra rakendiga kõikidele lastele kingituse toob. Ega siis lapsed rumalad ei ole. Põtradega, seda isegi eestlaste madala iibe juures, sellist kogust kaupa kohale ei transpordi. Träkikaravaniga aga kindlasti. Ameerika moodi punane robot jõuluvana tervitab tulijaid isegi Rocca al Mare vabaõhumuuseumis. Sammu võrra on kaugemalegi mindud. Trullaka punapõskse vanamehe asemel võtab külalisi vastu ahvatleva välimusega jõulublondiin. Ma ei saa niimoodi teha. See ei ole üldse korralik tegemine. Üks neid on nii vastik saada alati pähe. Just sellise tegelasega algabki selle aastane jõuluetendus Vabaõhumuuseumis, mis elavate piltidena minevikku meenutada aitab. Meil on siin selline jõuluküla värk, olete kuulnud sellest? Ma seletan teile ära, et point on nagu selles, et te hakkate ajas rändama. Et kõigepealt te lähete nagu natukene ajas tagasi, lähete sinna, kus olid mingisugused näärivanad ja kuurotškad ja mingi siuke värk, pioneeri värk käis. Ja siis te hakkate edasi minema. Põhimõte on nagu selles, et te käite nagu filmi mööda niimoodi. Vahepeal läheb see film nagu ilgelt kurvaks ka, nagu Titanikus on niisugused kurvad kohad tulevad. Aga see oleks nagu jõulud läbi selle 100 aasta ja siis te jõuate, kõige lõpuks te jõuate välja sellesse aega, mis on 100 aastat tagasi. See on mingi täielik värk, mingit kuuske ei ole toas ja okei, ise te lähete ära, eks ole. Et saite aru, milles nagu point ruulib, eks ole. Et nagu peate tšekkima järele, mis erinevad ajad on. Esimene vaatus ajas rändamisest oligi kaubanduslikud jõulud. Kõige selle pehme ja karvasega, mis peaks südant ja hinge liigutama. Meil on jõle nunnusid asju siin müügil, tõelist jõuluvärk. Teil juba on kodus päkapikut käinud? On käinud? Teil on siin kohutavalt armsaid asju, vaadake siuksed karvased, tõelised nimmukad, tõelised nunnud, kõik lapsed tahavad neid vaadake, niisugused tõelised nunnud. Aga kõige mõnusam asi on muidugi Furby. Kohe näitlen teile. Kõik lapsed tahavad Furbyt saada. Furby on kõige nunnum, Furby on tõeliselt in praegu. Tõeliselt in. Okei, siin on suhteliselt armas asi, mille ta saab jõulumulle teha. Seda võite kõike pärast siit kassast osta. See on tõeliselt nunnu. Vanast õhtul ehti, kui mingi pauk käib ja milleenium tuleb, siis saab mõnsasid mulle teha sarvi. In Furby, mis tõesti paljude laste unistus on, jäi väravamajja ostjaid ootama. Siresäärne jõulupeib võttis jõulutule ja viis meid ajas rändama. Lobisedes rõõmsalt jõulukalendritest, pühadaegsest liigsöömisest, mis ajab naised ilgelt paksuks ja sunnib pärast šepingut tegema, nii et igipull otsa ees, pimedast ajast tingitud helesinise naha vastu, mida saab ravida ainult solaariumis ja üldse läheb ilgelt palju pappi, et kuul välja näha. Niimoodi lõbusalt lobisedes jõudsime stiilse kolhoosibussini. Meid ootad, jah? Jube ilm täna. Kuule, ütle, mis asi see siin on? See on mingi sõidab ka ole? See on ju mingi õudne parsa. Kuidas siuksega üldse sõita saab? Sees on ikka soe ka või? Okei, muideks minu nimi on Meri. Riina, kuule, sul on mingi väga cool second hand seljas. Kus said selle? Ema sai tutvuste kaudu. Tutvuste kaudu on, kui selle jaoks mingit tutvust vaja pole. Mingi second handi mõtt on tuttav. Jaa. Väga cool. Siuksega võiks karnevalile minna. Meil on aeg-ajalt mingid stiilipeod. Muideks, kas te teate, kas jõuluajal mingi vibe ka kuskil on või? Ei ole? Ma ei tea, jõuluajal võiks küll midagi kuuma olla, siis võiks sinna minna. No igal juhul ma ei hakka siin pikalt tuudutama, eks ole, et need tahavad nagu rajale minna. Eks ole, et bussi. Tšekivad ise ära ja vaata siis, et kõik nagu oleks korras ja oota, ma annan selle laterna sinu kätte. Vaata, et see ära ei kustuks, eks? Ebamäärast värvi ja kõikide ebamugavustega varustatud buss viis meid Brežnevi-aegsele nääripeole Kolga tuulikusse, kus vägesid juhatas tarmukas pioneerijuht. Parik Flae! Esimene, teine,
Esimene. Esimene. Teine. Esimene. Teine. Esimene. Teine. Kohtel viirgud paigale. Teil jätab väga palju soovida, väga kas ei ole koolis riivi üldse teinud või? Kuidas te niimoodi näärivana juurde lähete? Esimesed astuvad ühe sammu siia ja siis tõusevad teistega kõrvale. Esimesed, teised. Teie rivi on väga halb. Kas teie hulgas ikka pioneere on või? Kas te ikka teate üldse, mis pioneerid on? Pioneerid on kommunistliku partei järelkasv ja nendest pioneeridest saavad kõigist kommunistliku noorsooühingu liikmed. Aga teie haridus on praegu küll väga poolik veel. Kas te seda üldse teate, mis pioneeri kaelarett on? Aga mida see tähendab, et ta on punane, et tal on 3 nurka? See on töörahva lipp. See ei ole siin naljasi, see on töörahva lipp. Ja mida tähendavad 3 nurka? Vabadus, võrdsus, vendlus. Ei tähenda. Mis malevas teie küll olete? Kus teie... Mul ei ole lihtsalt sõnu. Pioneeri kaelareti 3 nurka tähendavad kommunistliku partei, kommunistliku noorsooühingu ja pioneeriorganisatsiooni vankumatut ühtsust. Ja punane kaelarätt on killuke suurest kõigi maailma tööliste võitluslipust. Nääripidu algas riviõppusega ümber veski. 1, 2, 1. Kuna see kõik on veel suhteliselt lähiminevik, said kõik riviõppusega suurepäraselt hakkama. 1, 2, 3. Rühm paigal. 1, 2. Niimoodi. Hakkab natuke midagi looma, aga teil on kasvuruumi veel tugevasti. Aga nüüd ehk me oleme juba natuke valmis selleks, et kohtuda näärivanaga. Kui külastajad olid uusaasta karnevaliks ümber riietunud, tehti lõbus pioneeride ring tants ümber veski kivide. Teet Moroos ja Snegurotška olid sel ajal üleval veski peal peidus, oodates parajat hetke, mil rahva sekka laskuda. Näärivana! 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 Ja nüüd võtame kõik, siin on küll halb valvel olla, aga võtame kõik valvel. On rõõm tõdeda ja veendunud südamel võin ma teile nüüd ütelda, et pärast 24. kongressi suurt ja pidevat tööperioodi võime minna veendunult vastu nääriajale ja näärivana on jõudnud ka meie väikesesse ja armasasse Eestisse. On samas, pean tõdema, et on tore näha, kuidas nii töötav noor kui ka väikeseltsimees on ühendanud käed ja sirutanud need ka kolhoosi töötavate hulkade poole. Seltsimees Näärivana, meie Kalma rühm üles rivistatud pidulikuks koosolekuks. Kohal 19 pioneeri, raporteeris pioneerijuht Valve Kana. Vabalt, Kana! Ma tean ju, mis värskendab, ajab teid erutusest lausa põlema, on ju see, kui nääri ajal sellel toredal ja puhkuserikkal ajastul näete te enda ees kas nii lumehelbekest, kes ulatab nii alla väiksele seltsimehele kui ka intelligentsile maitsaid präänikeid. Ja palun, aga ennem mulle tundub, pioneerijuht, sa võiksid... Ma arvan, et need präänikud, seltsimehed pioneerid tuleb ära teenida ja lähme tantsime mõned tantsud Näärivanale. Luge, vilgub leegike, teema valgus mulle näitab, kus mu sõbrake. Sooder, sind ma oma sõbrad võtan mälestuseks mulle. Kes ei hooli soodlusest, see võib ka muidugi kaktust kinkida või paist.
Need, kes sisse jäid, hakkavad nüüd hüplema ja teised käivad teistpidi ringi kätes kinni ikka. Edasi läks asi tõsisemaks, T5 kolhoosi nimega Uus elu. Ikka sedasama jõulutult käes kandes ajas tagasi esimestesse jõuludesse peale märtsi küüditamist aastal 1949. Siin ei ole mõtet jõuludest rääkidagi, isegi jõulupuu küünlavalgus ei tohi aknast välja paista. Kuna meie ühises seltskonnas oli ka hallipäiseid inimesi, tuli see periood küllalt lihtsalt ja kurvalt tuttav ette. Siberisse saatmise hirmust üle olles võttis meid vastu Milda tädi, kes kogemata kombel ainsana küüditamisest maha jäi. Tagatoas kaetud akende taga oli laual tilluke kuusk, mille vähesed küünlad ainult hetkeks ja sümboolselt põlema pandi. Tädi Milda luges ette kirja, mis 1949. aastal Siberist saadeti. Siin on viimane kiri, mis ma neilt sain 3. augustil. Armsad sugulased, kirja teilt saanud juba ammu ei ole. Tegelikult ootate vist meid koju, kuid see ootamine on asjata. Praegu me ei tea midagi kodu, sõidus siin ja selle pärast valmistume talveks vastu. Kõigepealt palume teilt jälle meid aidata. Mõtlesime osta endale lehma, see on muidugi väga tark tegu. Vateritega kahekesi kokku, käisime juba valmis vaatamas mitmes kohas. Saatke meile 1000 rubla, teise 1000 laename mulgist, loodame mulgist saada. Seni kui kiri teile jõuab, on juba meil lehmustetult. Katsume laenata teiste eestlaste käest raha seniks, kui teilt saame. Katsuge meid hädast välja päästa, sest pool liitrit piima, mis iga päev ostame kalli raha eest, on meile 3 vähe. Sööme selle natukese ära, aga tunne on sarnane, nagu poleks saanudki. Praegu elame selle rasvaga, mis meile saatsite. Tuletame teid iga kord meelde ja rõõmustame selle üle, et saime Siberis veel rasva süüa. Vateri proua kiidab teid väga, et olete taibukad inimesed, saadate mida kõige rohkem siin vaja. Elame Kultsinas ja käime tööl. Rein veab hobusega ratsas saagusi ja saab 3 korda süüa ning 200 grammi leiba päevas. Jak tassib traktorihtidele süüa, vahest teeb lammastele vihti ja saab niisamuti 3 korda päevas süüa ja 100 grammi leiba päevas. Mina käin heina riisumas, saan süüa ja 300 grammi leiba. Keedetakse kaera jahust körti, vahest kilet ja hernesuppi. Värskeid kartulaid veel ei ole. Oma kartulad kõplesin ja muldasin ära. Kartulatel pole väga viga, kuid nüüd on juba hädasti vaja vihma. Kuna kiri oli päris originaal ja mitte muuseumitöötajate poolt kokku kirjutatud, tegi selle kirja sisuga nooremad inimesed mõtlikuks. Päris ime, et Eesti rahvas veel siiani elus ja alles on. Kuigi paljudest nendest, kes Siberisse saadeti, jäidki alles ainult pruunika varjundiga pildid kulunud albumis. Peremees oli meil pillimees ka, käis puhkpilliorkestris mängimas, siin ta nüüd on. Siin on siis perekonnapilt, kus ta siis vanema pojaga 3 Vot sellised kurvad lood on meil. Demonstreerimaks meile Stalini-aegset vennatapusõda etendati meile pildike proletaarse külvivolinikuga, kes linnast maale põllumajandust juhtima saadeti. Kuule vanaid, mis kurat sul siin toimub? Mis rahvakogunemine see sul siin on? Need on mai sõbrad tulid. Mis sõbrad, sul luba on vallast võetud või? Mis? Mina ei kuule mitte midagi, mingisugune rahvas on siin sees kõik. Mis inimesed need on sul siin? Ei tee mitte midagi halba. Mingid metsavennad või? Ma vaatan, tagakambris on sul kurat patted ees. Kuule, ei, ära mine, olen täitsa. Mis sul siin on, ah? Mitte midagi ei ole seal. Ära nüüd rügi sinast. Sul on seal jõulupuu ja süstutad oma kuunlaid siin, jah? No vaata vanaid, oma usupropaganda eest, see läheb sul küll paragrahvi alla. Ära nüüd karju kõik see aeg. Küll ma tean juba vallast, kellele sellest rääkida.
no mis nüüd sellest vallast? Pöörad siin noori inimesi. Kurat, praegu on lektor, on vallamajas. Jaa, küll ma tulen Läheksid sinna. Tulen. No küll ma vaatan, kus ma saan selle voliniku või kelle kätte, kelle rääkida. Mida siin veel oota, kurat. Vallamajja nüüd lähed, küll mine õhtul ise. Lähed järgi Siberisse, nii nagu Taku Tuust oma sugulastele. Oota, peremees, või tähendab naabrimees, rahune, ma annan sulle veidikene siin meelehead. Mis meelehead? Mis sul on seal? Too välja. Ma tegin veidikene õunaveini. Võta siis ka ja kiida perenaist. No kurat, eks ma vaata seda asja. Aega ma ütlen, see asi nii ei jää. Sibul, hapuks läinud eeringas ja kodus tehtud õunapeet lähevad Nõukogude poliittöötajal väga hästi üles. Kurat, kõik nad on üks kodanik rämps ja pursuid ja natsionalistid. Kes ma olen? Tööd teeme! Mis sa passid siin? Praegu liigub igasugused siin. Peaks endal ka ikka, saaks mausri või midagi kätte, siis oleks vähe julgema olla. Hoia kirvest padja all nüüd kohe. Hirm metsavendade ees sundis nii mõndagi külavolinikku suud kinni hoidma. Edasi viis ajas rändamine Vabaõhumuuseumis meid 30ndatesse aastatesse, kus pakuti eluspilti rahulikest jõuludest taluperes. Jõulutunne on täpselt nii suur, kui ta iga inimese südames on. Ja selleks, et tuleb õige jõulutunne, peab jõulupühi ette valmistama. Parasjagu oli piparkookide valmistamine käsil. Tänavasta me saime ühe uue kirja. Meie perenaine käib kodumajanduse kursustel ja kodumajanduse koolides ja on õppinud ja toob neid retsepte siia koju ja me tegime nüüd selle taigna niisuguse retsepti järgi, mis on öeldud, et need peavad olema hääd piparkoogid. Ja siia sisse käib siis pool kilo siirupit, 100 grammi suhkrut, 200 grammi võid, soodat või potast teelusikaga, pomerantsi koori, kaneeli, nelki, kardemooni, koort, muna ja jahu. Sa vaata, kui palju kraami siia on pandud. No nüüd me loodame, et sel aastal tulevad väga erilised piparkoogid meile. Aga ega siis need on piparkoogid, on magusad ja maiustused. Eks me ikka teeme kõiki muud asja ka. Siin on meil pandud kapsad pliidi peale ja õigeks ajaks ikka keedame sülti ja... Nagu näha, läks elu jõudsalt edasi ja kodumajanduse koolid tõid peenemad toiduretseptid ka taluinimese pühade lauale. Ega siis üksi söögiga need jõulud lähe. Meil on need Anna, kuule Anna. Tee ka häält, rahvas ei märka. No ma siin katsun lastega natuke kuuske ehtida, kuusel nii vähe ehteid peal ja ei ole ju aega olnud ennemalt. Nüüd lapsed aitavad teha meil komme ja õpivad siin jõulusalme ja luuletusi, et saaks laulda natukene, siis jõulumees toob kingi ka. On sul salm selge või? No ütle. Ütle, Karu. Niisama ilma jõuluvanata lapsed lugema ei hakka. Küll aga läks peremees vaatama, mis see hobune õige teeb ja kohe peale seda tuli ka vaata jõuluvana. Siinkohal meeldetuletuseks, et samal ajal 1931. aastal kujundas kunstnik Haddon Sundblom kusagil Chicagos punase kuuega jõulumeest ehk Santat. Meie jõuluvana nägi aga välja niisugune. Missugune hobimikuke tuleb meile. Lapsed, vaadake. Nii palju rahvas siin. Ma mõtlesin, et üks pere siin on. Meil on külalisi ja kus külalisi on, tuleb juurde. Juhatas see nüüd siia usse juurde passima? Juhata, võta käest kinni, juhata taadikene istuma. Juhata taadikene istuma. Mõtlesin, et tule reega, aga ilm näas ainult, et ei ole ree ilma ühti. Nüüd pidi jala tulema, jalamärja kõik ja... Oppa, nii, nägu su komps ka siin ligi ja... Noh, põnnit. Kui ta on siis, on karja käidud ja? Käisid karjas ka, jah? Lapsed on meil nii tublid. Lasid lehmad vapsikusse ka või? Too. Jõuluaeg on käes.
oksad. Sind metsast koju tuuakse ja hüljad külge pannakse. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Niiviisi vaikses rahus ja rõõmus need pühad 30ndatel aastatel möödusid. Keegi ei teadnud, et 20 aasta pärast on kogu see pere Siberis, kui neid juhtumisi juba sõja ajal maha ei tapetud. Täna ja praegu oli seal aga kõik nagu päris. Piparkoogi lõhn, kuusk, küünlad ja lihtne, rahulik jõulutunne. Edasi mindi Roosta tallu ja veel 30 aastat tagasi. Roosta talu tütar Anna võttis jõulutule ja viis meid oma peretööde ja tegemiste juurde. Peremees vedas heinu rehe alla, Sulase poiss oli abiks. Sulane oli muidu hea jutuga vigurivänt, kes ütles, et nende majas on tema ainus õige mees ja ülejäänud on kõik natukene, kes ei kuule, kes ei näe ja ei saa maailma asjadest aru. Tere! Kas te tulete siis? Külalistele pakuti osa saada sajandi alguse talu jõulueelsetest töödest ja tegemistest. Sulase poiss õpetas selleaegseid rõõme nagu vägikaika vedu ja kingsepal silma peast välja torkimine. Nüüd see on niuke värk, et teil on need saapad, eks ju, kõigil uued, aga oleks ikka veel uusi vaja, jõulud tulemas ja kinki vaja. Teeme kingsepa mängu. Võtaks nüüd siit veel 2 inimest, kes seal on nüüd, seal tagapool on nõnna pime, ma ei näe ka. Nüüd, sina seljad vastakuti, pulgasid nõnna vahelt läbi. Nii, sina teistpidi, nii seljad vastakuti, hoia nüüd kinni kummarda. Sul ei anna kummargile, nõnna viisi. Aga vaat nüüd see käib nõnna see mäng, et sa pead nüüd sina tagant, pead rihtima see kingsepa ümber ja sina pead seda nüüd niimoodi juhima siin, et see mitte kingsepa ümber ajaks, aga ennem on veel siuke asi. Küsi nüüd kingsepa käest, kas kingsepp kodus? Kas kingsepp kodus? Kodus jah. Nüüd küsi, kas ta sulle saapapaari ka teeb? Kas sa mulle saapapaari ka teed? Ei tee. Nüüd selle peale ütled kingseppal silm peast välja. Kingseppal silm peast välja? Ja sina nüüd vaatad, et ta mitte silma välja ei saa. Rihi aga mööda. Ja sina aga lükka kingseppal silm välja, nii mis kole. Anna aga takka. Oh! See kingsepp ühe korra veel tõb kingad tegemata, see pime loom on valmis ka. Sulase poiss näitas veel, kuidas näärisokku tegemine käib ja siis kutsutigi meid suitsusesse pimedasse tarre. Tuba oli puhtaks küüritud ja vanem talutütar ketras peeruvalgel villasid lõngaks kokku. Perenene rääkis jõulueelsetest toimetustest. Pelgelt siin kiire töö tegemine praegu. Ei ole aega. Siis enam jõuluajal tohi siis keerutamise tööd teha. Vokid veel toas ja jõuluajal tuleb siis vokid ära katta hoopis palakaga ja panna nad hoopis aita ära. Neid nähagi poleks. Ja sellepärast siin viimased kedrused veel käivad. Villa veel palju sul jah teha. Jah, ikka jätkub veel. No selleks ajaks saad sa tehtud kah. Kui siis kraamimise töö tehtud saab, siis tuuakse õled maha. Ja 21. peabki olema, te teate, mis päev 21. Toomapäev, jah. Sellest ajaks peab olema tuba pühitud, tuba puhas. Sest siis viiakse tahma Toomas välja. Täna on toomapäev ja tänaseks päevaks on siis suitsutare tahmast puhas. Õled maas ja jõulud võivad tulla. Meile anti heast südamest veidi tangu vorsti maitsta ja lasti rehielamust tolleaegset hõngu sisse hingata. Sulase poiss koerust täis jooksis kogu aeg sauna vahet vaatamas, et kas õlu ikka käib nii nagu vaja. Ei, see nõnna noor, see veel ei sünni. Peab veel ootama veidi aega. See ei ole jah veel valmis teine. Eks te tulge tagasi jälle ja nii nädala paari pärast siis ikka juba saab. Siis juba saab. Kuidagi niimoodi võisid need jõulud 100 aastat tagasi olla, kes seda päris täpselt enam mäletabki. Aga eks me kõik oleme enam-vähem sealt pärit ja sealt me tuleme. Kuhu me järgmise 100 aasta jooksul läheme, seda on praegu raske ennustada. Räägitakse, et Euroopasse. Ameerika punane jõuluvana auto sõidab aga mööda Tallinna tänavaid. Autost väljub punase jopega jõulumees ja jagab soovijatele tasuta magusat jõulujooki.
Asja võttis kokku lihtsalt üks väike kerjuspoiss Viru tänavalt peale seda, kui ta oma pudeli oli kätte võidelnud.